Nii, algame siis täna peale meie sellise peatükiga kui 9. peatükiga ja kui ma seda tundi valmistasin, siis mul oli tõsine häda käes ja sellepärast, et nüüd me ei saa enam minna peatüki kaupa, kuna siin nagu need teemad hüppavad ühest kohast teise ja see osa, kui me Danieli 9. peatüki teeme lahti, siis me näeme, kuidas see peatükk hakkab peale Danieli sellise nagu eespalvega oma rahva üle ja see on jälle täiesti teistsugune iseloom, mida me oleme siiamaani siit raamatust uurinud. Et mäletad, et algus oli sellised jutustavad lood nendest meestest, kes olid seal Baabelis ja nendest imedest, mis Jumal nende läbi tegi ja kõigest sellest. Siis tuli selline prohvetlik nagu käik läks sisse, eks ole. Ja nüüd see 9. peatükk hakkab hoopis teistsuguse käiguga. See hakkab jälle Danielist peale ja siin on tema nagu eespalve, millest me tahaks nagu kiiresti üle minna. Aga Danieli 9. peatüki lõpp, alates salmis 25 kuni siis peatüki lõpuni, et mõned üksikud salmid siin on nüüd üks selle raamatu kulminatsioone. See räägib 7 aastanädalast ja seda, kui üldse Danieli raamatut milleski tuntakse, siis on 2 sellist väga selget nagu mäetippu. Üks on Daniel lõvide augus, eks ole, ja teine on 70 aastanädalat. See 70 aastanädalat või 7 aastanädalat, nagu siin räägib, on üks selline, kuidas öelda, nagu inimkonna ajalugu kokku võetud kuni lõpuajani välja. Ja jälle me saame siit neid asju uurida ja ma mõtlen, et see, mida me teeme täna selle peatüki nagu pooleks ja jätame selle lõpu siis järgmiseks korraks, sest et see on sedavõrd oluline osa, et neid kahte nagu kokku panna on väga raske. Ka see eespalve osa on nagu väga oluline, mida siin Daniel või mida ta teeb ja millest see raamat nagu räägib, et ka sellest me ei tahaks nagu kiiresti üle minna. Nii et võtame rahulikult, teeme selle pooleks ja me jagame siis neid peatükke nagu natuke teistmoodi, et järgmine kord siis vaatame kuskil 10. peatüki 11. keskeni ja siis vaatame, nii et 12 tundi tuleb ikka kokku, aga lihtsalt see poolitamine ei tule täpselt peatüki lõpus, kuna kui sa tead, et piibel ei ole kirjutatud peatükkidega, eks ole, et kui Daniel kirjutas oma raamatut, mis ta siia kirja pani, siis see ei olnud selliselt, et ta kirjutas, nüüd ma hakkan 9. peatüki kirjutama või panen kirja, eks ole, vaid tegelikult vanal ajal ei olnud üldse raamatut sellisel kujul, nagu meil täna on piibel, et siin on lehed, leht number 871 ja nii. Et kui me käisime Jeruusalemmas seal Nutumüüri ääres selles sünagoogis, mis on, siis seal on ka väljapanekul või seal on üks päris rullraamat. Seda saab nagu ise kerida ja lugeda seal, siis see on nagu väga huvitav, et vanasti tegelikult kirjutati kahte moodi, kirjutati lihtsalt pärgamendi lehtede peale, eks ole, võeti üks tükk nahka või papüürust, eks ole, ja kirjutati sinna lihtsalt, eks ole, ja siis järgmine tükk või siis, ja see ei olnudki nagu raamatus koos, või siis hiljem kirjutati rullraamatusse. Ehk siis rullraamat oli, nagu meil siin selles jõulunäidendis, nagu selline 2 tainarulli ja sinna peale on siis keritud lihtsalt pikk poogen, kas nahka või mis iganes materjali, eks ole. Pärast alguses kirjutati naha peale, pärast hiljem hakati kirjutama juba igasuguste papüüruste peale, mis Egiptuses leiutati, mis on paberiisa. Ja selliselt kirjutati rullraamatusse, pandi kirja ja tõmmati edasi ja rullraamatut on tegelikult väga hea lugeda tegelikult. No on ikka. Kirjavähemärgid, punktid on ikka olemas ja nii edasi, eks ole, jah. Aga peatükkidesse jaotamine üldiselt tuli hiljem ja sellepärast ma tõesti selle vastuse jään võlgu, kes sellise suure vastutuse enda peale võttis, et ta jagas piibli selliselt tükkideks. Vaat seda ma tõesti, ma ei ole kuuldki sellist asja, et kes seda tegi. Ja teine asi, mis mind isiklikult ka väga häirib, kui me loeme oma eestikeelset piiblit, et see on igas keeles, igas tõlkes on see erinev, on need ise pandud pealkirjad. Olete te vahest lugenud need ise pandud pealkirju? Minust mõni on nagu hea, aga mõni on ikka täitsa metsa. Mõni on lihtsalt, ma ei tea, kus see on võetud selline peatükk või selline pealkiri nagu siin, eks ole. Tänase selle 9. peatüki pealkiri on selline, et Danieli palve oma rahva pärast. See nagu läheb täppi. Aga nüüd Daniel on olnud siis kuni siiamaani, kuni tänaseni üks tegelane nagu selles raamatus, kes on
kes on olnud juudi soost, Hebrea soost, kui ta on toodud sinna koos teiste vangidega, eks ole, ja ta on väga kompromissitu noorest põlvest peale olnud. Ja selleks hetkeks, kui me loeme nüüd siit seda peatükki, siis me näeme, et Daniel leidis ühe koha vanades kirjades, eks ole, Jeremiia kirjas, eks ole, mida siis ka juudid kaasa võtsid igast kirju ja rullraamatut, kui need viidi sinna vangi. Ja ta luges seda ja ta leidis sealt ühe aastaarvu, mida Jumal oli määranud selle rahvale vangis olemiseks või karistuseks või kuidas me siis täpselt seda nimetaksime, eks ole. Ta oli määranud ühe konkreetse arvu, et see ei olnud mitte umbes, et Jumal laskis oma rahva viia vangi ja ütles, et noh, olge siis vangis, et siis küll ma siis mõtlen, millal nagu see aeg täis saab. Aga Jumal juba enne määras selle. Jumal kõneles Jeremiia läbi, kes oli tollel ajal siis üks põhilisest prohvetitest Jeruusalemmas. Ja tema ütles, et 70 aastat on määratud selle rahvale. Ja Daniel loeb seda raamatut ja ühel hetkel ta näeb seda, eks ole. Ja nüüd kujutate, kui Daniel tuli koos vangidega noore mehena, mis ta võis olla, teismeline, varateismeline, nagu me siin esimeses peatükis vaatasime, eks ole, võib-olla 13-aastane, võib-olla 14-aastane, siis tänaseks ta pidi olema oma 80-ndates. Nii et tema oli olnud seal juba 70 aastat. Kujutate, 70 aastat, sa oled võõral maal, võõras riigis ja üsna eakas mees ja nüüd see peatükk ilmutab meile, 6. peatükis me nägime ka juba tegelikult seda sama osa nagu Danielist, et Daniel oli üks mees, keda me võiksime nimetada piibli üheks suuremaks eespalvetajaks. Piiblis on veel mõningaid eespalvetajad, kellest on toodud välja, me teame, et Jeesus on eespalvetaja, siis me teame, et Mooses oli üks suur eespalvetaja, eks ole, aga Danielist ka nüüd me loeme siin 9. peatükis seda, et tema oli üks suuremaid eespalvetajaid, keda me piiblist leiame. Ja nüüd võib-olla loemegi algusest kohe esimesed salmid, ja siis lähme edasi. Dariavese Ahasverose poja, kes oli meedlaste soost, oli saanud kaldelaste kuningriigi kuningaks esimesel aastal. Tema valitsuse esimesel aastal mina Daniel panin raamatuis tähele aastate arvu, mis prohvet Jeremiale oli tulnud Jehova sõna järele, pidi täide minema Jeruusalemma varemes oleku kohta 70 aastat. Nüüd, siin me näeme ühte asja, et Daniel, me teame, et teda nimetatakse prohvetiks, eks ole. Nüüd, ka tänapäeval, kui sa kuuled kelleski, kelle kohta öeldakse prohvet, siis meie mõttelaadis see sõna prohvet või see teenistus, selle prohvetlik teenistus või prohvetteenistus on väga läinud mööda sellest, mis tegelikult on piibeli prohvetlik teenistus, eks ole. Meil on kuidagi selline ettekujutus, et meil siin ka ükskord käis üks prohvet siin mõni aasta tagasi ja meil on selline arusaamine, et prohveti ülesanne on tulla ja siis panna inimesed ritta ja hakata neile prohveteerima, eks ole. Ja väga paljud teevad niisi, eks ole, et võib-olla nad siis tulevad ja räägivad midagi piiblist ka siin, eks ole, mõne kirjakoha siit ja sealt natukene 10-15 minutit aitab küll, siis hakkame inimestele andma isiklikke prohvetlikke sõnumeid. Ja ma ei ole nagu selle vastu, et anda inimestele prohvetlikke sõnumeid, kui Jumal neid annab, eks ole. Selles suhtes ma usun, et nagu Paulus ütles, et see prohvetlik sõnum on inimese ehitamiseks ja kinnitamiseks ja julgustamiseks ja selle nagu kinnitamiseks, mida Jumal juba eelnevalt on kõnelenud inimesele, eks ole, sellest asjast. Aga meil on see, nagu see kaal on läinud sinna, eks ole, et meie kuidagi kujutame ette, et prohveti ülesanne nagu ongi selline, eks ole. Käia ringi ja muudkui jagada sõnumeid, eks ole. Jumal ütleb sinule nii, et tead, sina pead minema sinna ja muutma oma elukohta ja kolima välismaale ja abielluma sellega ja midagi sellist, eks ole, et panema paika nagu inimese isiklik elu asju sageli, eks ole. Ma ütleksin selle juurde nii, et tegelikult see on üks märk sellest, et inimesele ei ole prohvetlik andja, aga ta lihtsalt ta tahab kuidagi tõusta esile ja siis ta üritab selliseid asju nagu teha ja teha hästi palju. Või siis teine variant on see, et inimesel, kui tal ongi prohvetlik and, et ta on oma selle tasakaalu nagu viinud sinna kohta, mis inimestele väga meeldib ja mida inimesed väga ootavad. Et mida inimesed ootavad siis prohvetilt, eks ole? Ootavad, et prohvet kõneleks mulle, mida mul teha tuleb elus. Kas ei ole nii? No päris ausad oleme, siis on.
Enamus inimesi ootavad, et prohvet paneks tema elu paika, et temal ei oleks mitte midagi muud vaja teha, tal ei oleks vaja palvetada, tal ei oleks vaja Jumalat otsida, et tema täpselt teaks, mida prohvet see ja teine mulle ütles, nii ma peangi tegema, nii Jumal ütleb mulle, halleluja. Aga sõbrad, Jumal Uue Testamendi päevil ei ole andnud meile sellist prohvetlikku teenistust kogudusse, kes tuleb ja paneb sinu elu paika. Miks? Sellepärast, et Vana Testamendi päevil oli püha vaim ainult 3 isiku peal. Te teate, eks ole, kelle peal? Oli prohvet, oli preester ja oli kuningas. Ehk teiste sõnadega, ülejäänud rahva peal ei olnud püha vaimu sellisel kujul, nagu see täna Uue Testamendi koguduse üle on. Me teame, et kui me oleme saanud päästetud, sündinud ülevalt, siis me oleme sündinud Jumala vaimust. Esiteks. Teiseks, me oleme saanud püha vaimuga täidetud, rääkides teisi keeli, üks ülevool püha vaimu on meie elus. Nii et püha vaim on meie Uue Testamendi kristlaste elus väga võimsalt tegev. Väga võimsalt tegev. Sellepärast, sõbrad, meie täna ei vaja sellist prohvetiteenistust. See tundub kuidagi selline väga paha kuulda, aga meie ei vaja sellist. Miks? Sellepärast, et sina võid ise paluda ja Jumal võib sinule kõneleda otse. Jumal ei vaja täna selles mõttes vahemehi. Ta ei vaja, et kui ta tahab sulle midagi edasi öelda, Jumal, siis Jumal ei vaja kedagi, et ma tahan teada Annelile midagi öelda, et ma pean nüüd kedagi leidma, kes saab sõna Anneli kohta ja siis läheb ütleb temale, eks ole. Et selles mõttes me nagu ei vaja, aga ütleme nii, et me oleme nagu inimesed kõik. Ma mäletan seda, kui me nüüd viimast korda Soomes olime, me oleme kõik inimesed ja me oleme nagu vahest nagu nõdrad ja vahest me kahtleme, vahest Jumal kõneleb meile ja räägib meile ja näitab meile, aga vahest me ei ole nagu kindel, et kas see oli Jumal. Ja teate, mis siis Jumal teeb? Kui me olime viimati Soomes, siis oli väga huvitav, et viimasel õhtul, kui mul need raamat oli palvekooslik, tuleb üks naine minu juurde ja ütleb mulle, tead, et sa oled viimasel ajal tundnud ennast, võt nii ja nii ja nii ja nii, aga Jumal ütleb sulle, tead, et seal on veel vägevad asjad. Ja see oli nagu, see ei olnud mitte see, et ma ei teadnud seda, see ei olnud mitte selline, et ahah, tore, et keegi nüüd rääkis, mis on nüüd samm 1, 2, 3 nüüd tegema pean, aga see oli selline, kuidas öelda, see oli selline julgustus ja kinditus, see oli nagu punkt lause lõppu, eks ole. Lause oli juba olemas, kõik minu sees on see olemas, aga nüüd plakstigi, see sõna tuli, eks ole. Ja samamoodi, kui Daanielit nimetatakse siin prohvetiks, eks ole. Daaniel on prohvetite nagu nimekirjas siin ka teiste prohvetite vahel, tema raamat. Ja loomulikult Daaniel oli prohvet. Prohveti üks sellise teenistuse suundasi või nagu iseloome on ka see, et Jumal kõneleb temale väga sageli nägemustes. Nüüd me teame, kui palju nägemusi Daanielil on ja tema oli nagu, ütleksime, väga kõrgest klassist prohvet, kuna Jumal näitas talle sellisel tasemel asju, mida ükski teine ei näinud sellisel mõõtes, eks ole, mida me siin eelmine kord rääkisime, nii maailma ajastul lõpud, kõik sündmused, kuningriigid, eks ole. Jumal näitas talle neid nägemusi ja rääkis talle neid asju selliselt, eks ole. Et ta tegi seda inglite läbi ja nägemuste läbi ja öises unenägudes ja kuidas iganes ta seda tegi. Aga nüüd, mille juurde ma tahan tulla, on see, mis me lugesime. Mina, Daniel, panin raamatuist tähele aastate arvu. Me näeme siit Danielist ühte asja. Et Daniel ei olnud sellist sõna jagav prohvet, eks ole, kes pani kõik palve järjekord sitta ja hakkas ütlema, et Jumal ütleb sulle nii ja sulle nii ja sulle nii. Vaid Daniel oli mees, kes uuris Jumala sõna. See oli mees, kes armastas sõna ja ta uuris seda ja nüüd ühel päeval, kui ta uuris Jeremia raamatut, ühtäkki ta nägi sealt midagi. Ühtäkki üks koht, ma usun, et ta oli seda varem ka lugenud, eks ole. Võib-olla 40 aastat tagasi ta oli ka lugenud seda. Aga nüüd ühtäkki ta nägi seda kohta ja see läks talle nagu lahti. Vau, see aeg on ju täis. Ja vaadake, sõbrad, selline asi on, et Jumal võib meile ka prohvetitele kõneleb ja prohvetlik teenistus on väga sageli just sõnateenistus. Et selles sa tunned ära ühe õige prohveti, kes jagab sõna, kes armastab sõna, kelle teenistus on sõnakeskne. Et see ei ole, et ta tuleb keegi vend siia ja ma olen olnud sellistel koosolekul, kes tuleb, ütleb, et oi, tead, ma olen prohvet ja siis ta räägib seal oma nägemust, kui ma nägin seal nägemust ja Jumal viis mind sinna ja no mitte, et Jumal seda ei või teha, aga kui
kui see teenistus ei ole sõnakeskne, kui ta piisavalt ei tule sealt esile sõna, vaid tuleb ainult igasugused nägemusi ja asju, eks ole, et siis see prohvet on nagu kaalust väljas, tasakaalust väljas, eks ole. Et siin me näeme nagu sellist ühe õige prohvetli sellist balanssi Danieli elus, eks ole. Me näeme seda, et ta armastas sõna, ta luges sõna. Nüüd, kui ma lugesin seda, mul tuli kohe nagu selline küsimus, et kas siis keegi teine üldse ei lugenud seal sõna või? Et me teame ju, et ka tegelikult Paabelis oli väga palju muid, väga jumalakartlikke inimesi, oli kirjatundjaid, eks ole, oli neid, kes preestreid, eks ole, seal oli kõiksugust seltskonda koos, eks ole. Aga ometi see, kes nägi seda, oli Daniel. Et jutt ei läinud Paabeli riigis lahti, et kuule, aeg on täis saanud, kuule sõbrad, kas sina lugesid juba? Ja, ma lugesin eile, mina lugesin täna, on ju. Et ei olnud nagu sellist asja, et siin oli üks mees, kes leidis selle koha ülesse Jeremiia raamatust, eks ole. Ja see on Jeremiia 25.11, ma loen selle ka. Jeremiia 25.11. Kogu see maa muutub varemeeks. Nüüd Jeremiia profeteeris seda ette enne, kui see juhtus. Ennem, kui see juhtus. Sel ajal olid veel Jeruusalemmas müürid püsti, kõik oli korras. Jeremiia 25.11. See maa muutub varemeeks õudseks ja need rahvad orjavad Paabeli kuningat 70 aastat. Vau! Jumal pani paika selle asja. 70 aastat. Aga kui 70 aastat täis saab, siis ma nuhtlen Paabeli kuningat ja seda rahvast ütleb issand nende süüteo pärast ja kaldealaste maad tehes selle igavesti lagedaks. Ja sa lähed täna sinna, see on lage. See on lage. Seal on enamosti kõrb. Vau! Jumala sõna läheb täide. Ja veel Jeremiia 29, 10 ja 11 ja 10. Ütleb nii, sest issand ütleb nõnda, alles kui 70 Paabeli aastat täis saab, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand, need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtteid, et anda teile tulevikku ja lootust. Vau, see oli paika pandud. Ja nüüd, enne kui ma lähen selle Danieli palve juurde, ma tahan nagu veel ühe asja veel peatuda. Ja mind on alati, ma minust vist ühes piiblitunnis ka siin rääkisin seda, on nagu väga köitud see läbi terve piibli, kuidas kui rahvas või inimene või keegi on nagu läinud Jumalast kõrvale. Et kuidas selle rahva peale, ja me näeme neid asju tänapäeval, tuleb Jumala kohtumõistmine. Ja Jumala kohtumõistmine väga sageli ilmnebki selles, et see rahvas antakse kellegi kätte, nagu ta muutub kellegi alamaks. Me ei pea üldse näidet kaugelt otsima, sõbrad. Me vaatame oma rahvast täna, eks ole. Kui sa üldse tead midagi Eesti rahvast, siis eks ole Eesti Vabariigi päevil 20-ndates, kui Eesti Vabariik oli mitu korda Soomest eest tollel ajal majanduslikult ja majanduskasvus ja õitsengus ja talud ja kõik, mis siin õitsesid meil ja nii, eks ole. Aga see, mis Eesti rahvas oli jumalatus, religioossus ja jumalatus. Ja Jumal saatis ühe prohveti samamoodi jälle, kes hakkas siis manitsema. Mõni ütleb, ma olen väga palju kuulnud sellised noori mehi, kes ütlevad, tead, ma tahaks olla prohvet. Ma tahaks, et Jumal kõneleks minu läbi. Ma ütlen alati sellistele inimestele, et see on kõige hullem asi, mida sa tahta võid. Kõige hullem. Prohvet ei ole selline amet. Jumal ei kutsu kedagi, et kuule, sa oled prohvet ja siis sa käid ja räägid inimestele selliseid meeldivaid sõnu kogu aeg. Vaid väga sageli Jumal annab prohvetile just sellise, kuidas öelda, korrale kutsuva ja manitseva. Prohvet muutub ebapopulaarseks väga kiiresti. Kui muidugi ta kõneleb Jumala sõna, aga kui ta kõneleb lihtsalt inimeste siukseid meeldivaid sõnu, eks ole, mis inimestele meeldib, eks ole, siis on teine küsimus. Aga kui prohvet hakkab kõnelema Jumala sõna ja nagu Jumal saatis, siis ka meie rahva keskele ühe prohveti, kelle nimi oli Karl Reits, kindlasti temast on kirjutatud isegi mitte kristlikus meedias väga palju ja räägitud, eks ole, et kui Jumal saatis teda 20-ndates ja ta kuulutas üle 10 aasta. Parandage meelt, sest häda tuleb. Ja Eesti rahvas ütles, mis häda tuleb. Meil on nii hea elu, kuule, ja nad mõnitsid, pilkasid, naersid teda, eks ole, ja nii edasi. Ja kui me vaatame, mis juhtus Eesti rahvaga, eks ole,
Me näeme, kuidas see rahvas anti ühe meelevalla alla. Me olime 50 aastat ja jälle, mis? Ja see on nagu väga huvitav, et kui sa uurid nagu läbi piibli lähed, sa võtad selle teema kätte ja sa vaatad, kuidas Jumal nagu on toiminud selle kohtumõistmisega selles mõttes, et kui üks rahvas teeb pattu, eks ole, elab jumalatut elu, ei kuule Jumalat, eks ole, ei ela Jumala sõna järgi, muutub ebamoraalseks, vägivaldseks, mis iganes, siis see, et Jumal saadab selle rahvale ühe kohtumõistmise, ei ole number 1 karistuseks või see ei ole nagu Jumala viha välja valamise eesmärk, et Jumal saab nüüd, ma elan välja ennast oma kurjust nende peale, eks ole. Et see ei ole mitte nagu see, aga see põhjus, miks Jumal seda teeb, on see, et kui üks rahvas on ühes raskes ja kitsikuses, siis see on üks koht, kus ta hakkab appi hüüdma Jumalat. Ja läbi ajaloo, läbi tuhandete aastate sa näed seda sama asja. No teeme näiteks lahti kohtumõistjate raamatu. Loe läbi kohtumõistjate raamat. Nüüd, kui palju kordi sina näed seal sellist asja, eks ole? No, ma kirjutasin siin mitmeid asju endale ülesse. No näiteks kohtumõistjate 3.8. Rahvas tegi pattu, Jumal andis nad 8 aastaks. 8 aastaks, väga lühike aeg, kui nii võtta, võrreldes muude nagu perioodidega. Siis loeme 3.14. Jälle nad tegid pattu. Jälle nad hakkasid teenima ebajumalat. Kohtumõistjate raamatus on põhiline nagu rahva süü see, et nad hakkasid teenima ebajumalaid. Ehk kummardama siis kohalikke igasuguseid nagu teemonlikke ebajumalaid. 3.14 ütleb nii, 18 aastaks andis Jumal nad jälle kellegi kätte. 4.3. 18 aastaks andis Jumal nad Jaabini ja Siisera kätte, kes väga kõvasti rõhusid neid. Ja mis juhtus siis? Juhtus see, et selle surve all, me loeme kohtumõistjate 6. peatükis näiteks seda, kuidas rahvas sattus, kuidas Midjan tuli, võttis kõik nende toiduse ära, eks ole, nende raua võttis ära, kõik, mis seal oli, viis minema lihtsalt, eks ole. Maa jäi lagedaks, eks ole. Ja lõpptulemus oli see, et nad hakkasid hüüdma Jumala poole. See oli Jumala eesmärk. Ma rääkisin siin pühapäeval ka seda, et Jumal tahab, et me tuleme tema juurde ja vahest ta sellepärast ka laseb meil minna ühte olukorra, kus me ka kukume põlvili ja hakkame hüüdma, Jumal, tule nüüd appi, eks ole. Vahest me ei tule muidu. Kui jaaga ei saa, siis peab vahest. Okay. Aga me näeme, kuidas jälle kohtumõistjate raamatus korduvad need 2 sõnapaari. Ja rahvas tegi pattu ja Jumal andis nad jälle kellegi kätte ja siis nad hakkasid hüüdma Jumala poole ja siis Jumal vastas ja tegi nad vabaks ja 40 aastat oli jälle hea põlirahval. Et selline muster nagu kohtumõistjate raamatus kordub ja kordub ja kordub. Ja mida me võime öelda? Inimesed, kui sellised pole muutunud, on läinud 2500 aastat mööda, aga inimesed, kui sellised, on täna täpselt sama. Me vaatame oma rahvast, eks ole. Mõtlege selle peale, kuidas meil ei ole tõesti nagu head, meil ei ole vaja nagu näidet kaugemalt otsida, eks ole. Kui me saime iseseisvuse, mida öeldi? Mäletate? Sööme kartulikoori, eks ole. Ükskõik, milline meie elu saaks olema Eesti Vabariigis. Peaasi, et meil oleks iseseisvus. Me oleme nõus olema vaesed või mis iganes. Peaasi, et meil oleks oma riik, on ju. Nii, nüüd meil on oma riik, eks ole. Arstid saavad 1000 eurot palka vähe. Vaja streikida, eks ole. Õpetajad saavad 6, 7, 800, ka 1000 mõned. Vähe, eks ole. Need on ju, ühtedel ei ole hea, teistel ei ole hea, Ansip on paha, eks ole. Kõik on pahad, kõik on süüdi, eks ole. Miks meie elu ei ole juba nii nagu Soomes? Vaevalt 20 aasta mööda läinud. Me oleme muutunud nurisejaks jälle. Ja sõbrad, minul on üks küsimus, et kas me tahame jälle minna rahvana ühe samasugusele tiirule. Me hakkame virisema, nurisema. Kuule, kui me oleme 50 aastat olnud põhjas, eks ole, meie majandus, meie elu on olnud täiesti teistsuguses vormis, eks ole, ja nüüd me tahame tõusta mõne aastaga välja ja mööda Soomest, on ju. Me tahame paremini elada kui need ja teised, on ju. Ja kui ei ole, siis on keegi süüdi, eks ole. Siis me sõimame, oleme rahutud, on ju. Mida me tahame, eks ole? Meil on täna iseseisvus, eks ole. Meil on piirid lahti, meil on euroraha, meil on vabadus, me võime seda, teist ja kolmandat teha, eks ole. Elada, kus tahad, töötada, kus tahad, ikka on paha.
ikka on paha. Vaata, sõbrad, inimene ei ole kunagi muutunud ja ta ei muutugi kunagi. Sellepärast on piibel aktuaalne raamat. Vaat sellepärast on piibel. Keegi ei saa öelda, et see on vana raamat, see räägib asjast. Täna on asjad hoopis teistmoodi. See, et mul on täna tahvelarvuti siin laua peal, ei ütle, et inimesed on teistmoodi. Inimesed on ikka täpselt samasugused. On tal tahvelarvutid või tal on vana söega kirjutab koopa seina peale. Inimene on ikka ühesugune. Amen. Nii, eks ole. Ja nüüd, kui me jõuame ühte sellesse, miks ma seda välja tõin, on see, et nüüd siin konkreetsel puhul, eks ole, mida nad tegid, nad muutusid vägivaldseks, kurjaks, eks ole. Ja Jumal andis nad 70 aastaks Paabeli kuninga kätte. See arv oli, see aeg oli nagu kindlaks määratud. Enamus juhtudel me ei loe seda, kui pikaks, nagu, aga siin nagu Jumal ütles selle asja ette juba. Ja kui nüüd see aeg täis sai, siis Daniel nagu märkas seda. Miks ma tahan sulle selle välja tuua, on see, et kui me vaatame täna näiteks juudi rahva ajalugu, siis me näeme seda, et kui see rahvas hülgas Messia Jeesuse, keda Jumal saatis päästjaks neile. Ja nagu Jeesus ütles ka, et mind ei ole läkitatud muude juurde, kui ainult Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Kui see Sürofoniikia naine tema juurde tuli oma tütre pärast, siis Jeesus nagu ütleb, et ta ei tahti, kui temaga esialgu isegi pistmist teha, ta ei teinud väljagi temast, sest et tema missioon oli teine täiesti. Ja Jumal saatis oma poja sellele rahvale, esiteks selle rahvale. Johannese 1 ütleb niisi, et ta saatis oma poja selle rahvale või päästi selle rahvale, aga kuna nemad ei võtnud teda vastu, no see on väga pehmelt öeldud, nad hülgasid julmalt teda ja lasid ta risti lüüa, nad tapsid ta ülekohtuste kätte läbi, nagu Peetrus oma 4 pühipäeva jutluses ütles. Ja nüüd see on väga huvitav, kui sa vaatad Iisraeli ajalugu, et see oli üks punkt, millest juhtus midagi selle rahvaga. Ja juhtus see, et Jumal keeras selle rahvale selja. Ja mitte 70 aastaks, isegi mitte 700 aastaks, vaid 1900 aastaks. Kujutad ette, see on kõige hullem, kuidas öelda, karistus, mis ükski rahvas kunagi on kogenud. Aga hämmastav on nagu see, kui sa loed Rooma kirja 9.11 peatükki, sa näed seda, et Jumal on seal öelnud, et ta ei hülga oma rahvast lõplikult. Nüüd Paulus kirjutas seda umbes aastal 60, eks ole, Rooma kirja. Et Jumal ei ole oma rahvast, ta rääkis nüüd konkreetsest Iisraeli soost. Ta ei ole teda nagu lõplikult hüljanud ja ta ütles, et see Iisraeli rahva jääk tuleb ja saab päästetud ja ta nagu rääkis prohvetlikult ette neid asju. Kas seda oleks keegi kunagi võinud arvata, kui Tiitus tuli aastal 70 Jeruusalemma alla piiras seda, siis ta tappis umbes 1 miljon juuti selles protsessis. Kujutad ette, 1 miljon inimest suri umbes. Mõnikümmend aastat hiljem tuli järgmine juudi sõda või mäss. Bar Kokhba oli selline mees, kes kuulutas ka ennast messiaks ja siis tegi nagu roomlaste vastu mässu. Ja keiser Hadrianus, kes siis selle maha surus, tema tappis umbes 500-600 000 juuti. Ja see on hämmastav seda, et kui ometi, kui piibel ütleb, nüüd see kirja koht, me teame seda kõik 1. Moosese 12, eks ole, mida Jumal ütles Abrahamile, kes oli esimene heebrealane, et ütles, eks ole, ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. Ja ma panen vande alla või ma nean neid, kes sind neavad. Mõtle selle peale, kui Tiitus tappis 1 miljon juuti, siis mis juhtus nendega? Mis juhtus Roomaga? Mitte midagi. Mitte midagi. Miks ei juhtunud mitte midagi? Sellepärast, et Jumal oli selle rahva andnud. Ta oli keeranud selja, võtnud oma käe selle rahva pealt ära ja ta oli nad jätnud. Lihtsalt, kuidas öelda, ajalood huulte pillutada ümber maailma, nad laiali lendasid. Aga ometi Jumal valvas nende üle sedavõrd palju, et nad ei hävinud täiesti. Et nad olid üle maailma laiali, aga ometi nad säilisid. Ja nüüd on väga huvitav, et kui ma siin vist ühes piiblitunnis juba selle mõtte tõin välja ka, et kui see aeg sai täis, nüüd keegi ei teadnud, kui pikk see aeg on. Kui see aeg sai täis ja see aeg hakkas saama vaikselt täis kuskil 1840, sealt juba hakkas midagi juhtuma. 1840 kuni 1947 oli see aeg, kus Jumal hakkas oma palge nii-öelda pöörama tagasi nende poole. 1900 aastat oli umbes mööda läinud, kuida ette, eks ole. Jumal hakkas pöörama nende poole tagasi
Ja mis juhtus 46. aastal? Mis juhtus 46. aastal? Kui britid, kes esialgu olid väga sõbralikud ja me teame siin, et üsna mitmed nende peaministritest olid täiesti sionistid ja nende toetajad ja pooldajad ja tahtsid neid aidata, et nad saaksid oma riigi ja kõiki nii. Ja ühtäkki nad pöörasid nagu Iisraeli vastu. Nad pöörasid Iisraeli vastu ja hakkasid neid nagu taga kiusama ja kui Teise maailmasõja ajal tulid laevad juudi põgenikega Euroopast, kus Hitler neid hävitas, eks ole. Nad tulid, et põgeneda oma elu eest ja nad jõudsid Palestiina rannikule, siis britid saatsid need laevad tagasi kõigi juutidega Euroopasse, kus nad võeti kinni ja tapeti. Ja teate, mis juhtus Britanniaga, Suurbritanniaga? Sellest Suurbritanniast on jäänud järgi ainult nimi. Üks riik, mis omal ajal 1/4 terve maailmast omistas. Suurbritannia, terve India kuulus temal, eks ole. Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, selles suured impeeriumid, eks ole, Hongkongid, üle terve maailma on ju. Ja täna on alles väike saarekene kuskil seal, millel on kuninganna, kes niisi lehvitab, eks ole, sealt aknast vahest. Ei olegi midagi. Suurus on kadunud. Miks? Sest nad tulid selle vastu, keda Jumal oli õnnistanud. Nüüd, kui Jumal oli pööranud ära oma pale selle rahva pealt, siis ükskõik, kes võis teha selle rahvaga mida iganes. Aga nüüd, kui Jumal pööras tagasi, siis ei võinud keegi neid sõrmega ka puudutada. Väga huvitav. Kas ei ole huvitav läbi ajaloo vaadata seda? Ja nüüd me näeme jälle seda sama põhimõtet, eks ole. Aeg oli täis saanud. 70 aastat oli täis saanud. Jumal hakkas midagi tegema selle rahva keskel jälle. Ja tuleme selle palve juurde. Minust see on sedavõrd oluline palve, et mida siin Daniel palvetas, et seda peab lugema. Loeme salmist 3 edasi, seda peatükki. Ja ma pöörasin oma näo issanda poole, otsides teda palve ja anumisega, paastudes kotiriides ja tuhas. Ma palusin Jehoovat oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin: oh issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud, oleme eksinud, oleme olnud ülekohtused, oleme hakanud vastu, oleme taganenud su käskudest ja kohtuseadustest. Me pole kuulanud su sunaseid prohveteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogu maa rahvale. Minu arust siin on üks selline nagu eestpalve musternäide. Me võiksime, see on nagu, kuidas öelda, nagu kuidas eesti keeles on, nagu textbook on inglise keeles niisugune hea sõna, nagu selline õpik. See on nagu eestpalve õpik, vot see sama palve, mida Daniel siin palvetas. Nüüd, mida tähendab eestpalve? Eestpalve on see, nagu ma pühapäeval tõin ka Esekieli 22:30 selle kirjakoha välja. Kui keegi inimene astub nii-öelda piltlikult selle 2 vaenupoole vahele ja lepitab need 2 poolt. Täna on meil arstide streik, nagu me siin juba rääkisime, eks ole, et riiklikud lepitajad on vahel. Riidu on mindud, eks ole, arstid ja valitsus oma vahel ei saa läbi. Peab keegi lepitaja nende vahel olema, eespalvetaja. Noh, võib-olla väike võrdpilt sellest, aga me näeme nüüd seda pilti siin. Me näeme seda pilti siin, kuidas Daniel, nüüd mida peab tegema üks eespalvetaja? Kui sina tahad teha eestpalvet, näiteks oma maa eest või kellegi inimese eest, eks ole, kes on ise kadunud, kellel ei ole lootust, kes ise on nagu selles suhtes ära lõigatud Jumalast eemal, siis millised on need asjad, mida üks eespalvetaja peab tegema? Nüüd, esimene asi, mis me näeme siin, alandumine. Kui sa kirjuta need asjad üles. Esimene eespalvetaja samm, mida eespalvetaja peab tegema, peab alanduma. Me näeme seda, kuidas Daniel siin ütleb, et ma pöörasin oma näo issanda poole. Ma otsisin teda anumisega, paastudes kotiriides ja tuhas. Vanas testamendis oli selline nagu viis, et kui inimesel oli lein, kui keegi oli ära surnud tema peres, siis ta riietas ennast sellisesse karvasesse riidesse, see võis olla kas kaameli karvust või see oli ääretult kare ja ta pani selle oma ihu peale, see oli ebamugav, see oli isegi kohati valus võib-olla see krats, siis see pani sügelema selle ihu ja see oli nagu selline märk, et see inimene on ühes leinas
ühes kurbuses ja piibel ütleb, et ja sageli need inimesed istusid kuskile tuhaunnikusse ja nad panid oma tuhka peale ka veel ja kõik, kes siis temast mööda läksid, nägid, et see inimene on leinas, tal on mingisugune kurbus, tal on midagi sellist. Ja nüüd kujutate, Daniel, kes on ühe maailma impeeriumi peaminister. Me ei saaks võrrelda meie riigi ministreid mingisuguse võimuvõrdlusega sellega, milline positsioon oli Danielil. See oli palju kõrgem, palju suurem. Tänapäeval maailmas ilmselt nii suurt meest ei ole, kui Daniel oli. Nii kõva meest ei ole olemas täna. Me ei saaks tuua mingit Ameerika presidenti või mingit iganes, eks ole. Ta oli nii suur mees, et ta oli põhimõtteliselt riigi teine mees ja see oli mitte ainult riik, vaid maailma impeerium, kelle all oli põhimõtteliselt terve tolleaegne maailm. Ja nüüd see mees, kel on selline positsioon, kes oli ilmselt riietatud maailma kõige puhtamasse, peenekoelisemasse siidi ja kellel olid maailma paremad disaineri riided seljas ja mis iganes tollel ajal võis olla, eks ole, kättesaadav. Ta oli iga päev riietatud sellistesse riietesse ja kulda ja ehetesse ja ta oli võitud ja mis iganes tollel ajal tehti, eks ole, endaga, see on raske ette kujutada. Nüüd ütleb piibel, et ta võttis need riided ära ja ta pani kotiriided selga. Ta istus tuhaunnikusse, pani tal tuhka peale, et selline nagu, kui meie seda teeksime, siis see oleks natuke imelik või kuidas öelda, see oleks nagu alla tulemine meie positsioonist, meil on ka nagu ikka head riided seljas, on ju. Aga Danieli puhul see oli tohutu selline nagu alanduse nagu väljendus ka füüsilises maailmas, mida ta tegi, ta tuli alla sellesse kohta, ma kujutan ette, et mida inimesed võisid temast arvata. Kuidas need, kes tema ümber, kes teda tundsid või kes olid tema alamad, äkki meie suur, ma ei tea, juhataja, eks ole, on sellises kohas, eks ole. See oli tohutu alandamine Danieli jaoks. Nüüd ütleb seda, et ta paastudes, eks ole, et ta loobus toidust. Me näeme siin 10. peatükis, et ta loobus 21 päeva, 3 nädalat ta ei söönud maiusrooga, eks ole. Ilmselt vett ja leiba, tollel ajal ka, et toiduvalik ilmselt Danieli puhul võis olla selline, mida meie gurmee kokad näeksid und, eks ole, mida tollel ajal seal Pärsias pakuti. Aga ta tuli alla ühe eesmärgiga sellesse alandusse kohta, et saada Jumala tähelepanu. Et alandada oma hinge, nagu ütleb, eks ole, Jesaja 58 peatükk, eks ole, et see on päev, millel inimene painutab oma pead ja alandab ennast nagu kõrkjas. Tuleb alla ja alandab ennast, otsides Jumalat. Ja nüüd vaata, kui huvitav. Teine asi, mis me võiksime nagu lugeda välja siit nagu eespalve õpikust, on see, et inimene, kes teeb eespalvet kellegi eest, ta samastub selle kadunud poolega, kuigi tema ei ole selles kohas. Daniel oleks võinud vabalt lüüa endale vastu rindu öelda, et Jumal, sa näed, siin on selle riigi kõige õigem mees. Jumal, vaata, mida sa minu läbi oled teinud. Vaata, kui suuri asju minu läbi on juhtunud siin riigis, eks ole. Vaata, kuidas sinu nimi on siin riigis saanud austatud minu läbi. Kuidas mina olen ustav olnud sinule ja nii. Nüüd, kas me loeme midagi sellist tema palvest? Absoluutselt mitte. Sa vaata, mis ta hakkab tegema. Ma palusin Jehovat, oma Jumalat tunnistasin ja ütlesin. Meie oleme pattu teinud, meie pole kuulanud, meie oleme vastu hakanud. See tundub kuidagi nagu kohati isegi selline imelik, sellepärast, et kui me Danielist loeme, siis me näeme, et kui teda visati lõvide auku, eks ole, siis Daniel ütles kuningale selle järele selliselt, et mind leiti õige olevat. Ja sellepärast ükski lõvi ei saanud mu kalgale tulla. Mind leiti õige olevat. Aga nüüd me loeme siin sellist asja. Daniel ütleb, Jumal, meie, see tähendab mina ka. Ta ei ütelnud, Jumal, mina olen õigem, et vaata need seal. Jumal, sa näed neid, mida nad kõik on teinud, on ju. Et eespalve ongi see, kui sa samastad ennast nendega, kelle ees sa teed eespalvet. Üks väga hea lause, ma ütlesin ka, et Mooses on üks selline eespalve näide. Teises Moosese 32.32 on ka üks väga hea selline nagu klassikaline näide, millises positsioonis peab olema inimene, kes teeb eespalvet. Ja nüüd Mooses ütles Jumalale ka siin vestluses nii, kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu,
aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille sa oled kirjutanud. Et pane tähele, Mooses võib-olla läks mõnes mõttes isegi ühe sammu kaugemale. Ta ütles, et Jumal, mina võtan nende pattu endale, aga anna ainult andeks nende patt. Wow. Ta oli valmis ise minetama nagu oma õigsuse ja kõik selle, mida ta oma õigsusega oli saavutanud. Vaatame edasi, salm 7. Sinu lisad on õigus, aga meil on häbi silmis. Nõnda nagu tänapäeval on Juuda meestel, Jeruusalemma elanikel ja kogu Iisraelil lähedastel ja kaugetel. Nüüd, vaata, kui huvitav sõnamäng siin on tegelikult, et kui me nüüd ajalugu teame, siis ta tõi siin esile ka Juuda ja Iisraeli, nagu nad eraldi kaks nagu gruppi. Me teame, et Juuda oli siis Juuda suguharu ja Benjamini suguharu seal keskel, eks ole, ja need olid need, kes olid nüüd 70 aastat tagasi Paabelisse toodud. Aga ta kasutab siin sellist väljendist Jeruusalemma elanikul ja kogu Iisraelil. Ta toob ka siia sisse need ülejäänud suguharud, kes on juba 200 aastat selleks ajaks olnud viidud Assüüriasse vangi. Nemad viidi siis umbes 120 aastat või rohkem enne viidi juba Assüüriasse asumisele Assüüria kuningas Sanreebi nagu valutuse tulemusel, eks ole. Samamoodi enda üleastumiste pärast, eks ole. Ja ta nagu vihjab, Taaniel ka vihjab oma eespalves siis ka Iisraelile, ta paletab ka nende eest, eks ole. Ja ta ütleb nii, kõigis maades, kuhu sa oled nad pillutanud truudusetuse pärast, mida nad sinule osutusid. Jehova, meil on häbi silmis, meie kuningal, meie võrstel, meie vanemal, et me oleme vastu pannud, sinu vastu patud teinud, issandal meie Jumal on halastus ja andeks and, kuigi me oleme hakanud temale vastu, ega ole kuulanud Jehova oma Jumala häält, et oleksime käinud tema õpetuse järele, mille ta pani meie ette oma sulaste prohvetite läbi. Nüüd, sõbrad, üks siiras patu tunnistamine on väga võimas asi. Üks siiras patu tunnistamine. Ja vastupidi öeldes on see oma patu peitmine, salgamine, kellegi teise kaela viskamine on vastupidi üks asi, mis tegelikult blokeerib Jumala väe meie eludes. On olemas väga palju inimesi, kes, kui nad teevad, kui üks inimene eksib, näiteks, eks ole. Toome siin Aadama näite, Eedeni aias. Kui Aadam eksis ja sõi sellest ainsast puust, ta tegi ainukest võimalikku pattu, mida tol ajal üldse teha võis. Rohkem pattu üldse teha ei võid. Oli üks asi, mida võis teha, ta tegi seda. Ja nüüd Jumal tuleb ta juurde alla, ütleb, Aadam, kas sa oled söönud sellest puust? Ja mida Aadam ütleb? Kas Aadam langes põrmu, pani kotiriided selga, istus tuha hunniku peale, raputas tuhka pähe, rebis riided lõhki, ütles, Jumal, ma olen süüdi. Kas Aadam tegi seda? Mis Aadam ütles? Hei, see naine, kelle sa mulle andsid. Nüüd, mis naine tegi? Kas naine langes kotiriides tuha hunnikus, ütles, Jumal, mina olen kõigest süüdi, mina andsin oma mehele. Ei, mida tema ütles? Madu on süüdi, Jumal, sina lõid selle mao. Ja takka otsa, oli Jumal süüdi, eks ole. Mina olen selle asja üle väga palju nagu juurelnud ja mõelnud selle peale, et mõtle, mis oleks juhtunud, kui Aadam oleks ütelnud, Jumal, mina tegin pattu. Jumal, ma olen teinud valesti. Jumal, anna mulle andeks. Mis sa arvad, mis oleks juhtunud? Absoluutselt. Ma olen täiesti kindel, sest sõbrad, Jumal ei ole muutunud. Jumal ei ole muutunud. Nad oleks tänapäeval Edenis olnud veel. Niude vööl. Ja, okei. Aga see, kui üks inimene, kui ühte inimest konfronteeritakse patuga, mina pastorina tean seda väga hästi, et on olemas kaks gruppi inimesi. Nagu selles küsimus on kaks gruppi inimesi. Kui sa konfronteerid patuga mõnda inimest, sa lähed juurde ja ütled, kuule, see asi sinu elus on paha. Paranda meelt, muuda see asi. Siis on kaks gruppi inimesi, inimesed jagunevad selles kohas. Ühed on need, kes saavad vihaseks, hakkavad ütlema, kes sina üldse oled, et sa meile ütled sellist asja. Teised on need, kes ütlevad, no ega see nii paha ei olegi, no. Või kolmad on need, kes ütlevad, et eks ma ikka võib-olla proovin muuta ja katsun, no see nii lihtne ei olegi, aga no ma proovin ja üritan ja katsetan ja nii.
Aga teine grupp inimesi on see, kes ütleb, et tõesti, kuule, ma olen valesti teinud, et kuule, aitäh, et sa ütlesid mulle. Ma parandan meelt, ma panen selle asja korda ja nad tõesti teevad seda. Nüüd arva, kumb grupp nendest saab Jumala väeosaliseks oma elus. Jumala õnnistuse osaliseks oma elus. See, kes parandab meelt, see, kes tunnistab, mina olen patu teinud. Mitte ei ole süüdi minu mees või naine, eks ole. Tavaliselt abieludes käib ikka nii, et kui abielu probleem on, eks ole, ja mees ja naine tulevad siis kas pastori juurde või nõustaja juurde või siis mõlemad on õiged. Mõlemad on õiged. Mõlemil on õigust palju. Mina olen üritanud endast parima andnud. Ma siin ühe inimesega olen tegelenud ja mina enam temaga ei tegele. Absoluutselt. Ta kirjutab mulle kogu aeg e-maili, ütleb, et mina olen kõik andnud, et oma abielu päästa ja minu mees on selline ja selline siga ja kõik vaata, kuidas ta käitub minuga ja no kui me suhtume nagu selliselt, kui me nagu ei paranda meelt endas asjades ja ei tunnista seda, et meie oleme süüdi, eks ole, siis sellesse asja ei saagi tulla lahendus, selles olukorda ei saagi tulla paranemist, Jumala vägi ei saagi tulla sellesse, andeks andmine ei saagi tulla, kui me õigustame seda, eks ole. Aga me näeme siin Danieli olukorda, eks ole. Me näeme, kuidas tema tuli Jumala ette ja ta tunnistas ausalt, Jumal, me oleme kõik ja seda teinud, meie oleme süüdi. Ja see, mida me oleme oma elus kogenud rahvana, et meid on vangi viinud, et sinu tempel on varemes, et sinu püha linn on varemes, sinu nimi on ka häbis, meie oleme selles süüdi. Ja vaadake, sõbrad, kui keegi selliselt palvetab, kui ta võtab nii-öelda selle süü nagu täiesti enda peale, isegi tänapäeval maistes kohtutes on selline asi, et kui keegi tunnistab süüd, et siis tema karistus läheb nagu hoopiski ühte teise kategooriasse, eks ole. Seal on väga palju, see on kohe üks suur pehmendav asjaolu. Aga kui keegi ikka vingerdab seal, ei tea, kui ta nagu ei kahetse, kui ta nagu ei saa aru, et ta on valesti teinud, et siis kohe on nagu see õiguse mõistmise kruvi kohe nagu kõvemaks keeratud peale, et siis see karistus tuleb nagu ikka raskema poolne. Ja me näeme seda, kuidas ta paletas. Vaatame veel edasi, salm 11. Vaid kogu Iisrael on astunud üle sinu käsuõpetust ja taganud sellest, ilma et oleks võtnud kuuldasu häält. Sellepärast on meie peale valatud see sajatus ja vanne, mis Jumala sulas on Moosese käsuõpetus on kirja pandud, ehk siis me võiksime öelda, et see on 5. Moosese 28 kirja pandud kõik täpselt. Sest me oleme tema vastu patu teinud ja tema on tõeks teinud oma sõnad. Nii et ta nagu sai aru, et see, mis nendele juhtunud on, ei olegi mitte midagi muud kui Jumala sõna täide minek, mida Jumal oli nagu hoiatuseks neile varem öelnud. Ja siis ta ütles nii, tuues meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeva all, nagu see sündis Jeruusalemmas, nõnda nagu Moosese käsuõpetus on kirjutatud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale. Aga me ei ole Jehova oma Jumala palet mitte leevendanud, seepärast oli Jehova valvas ja tõi selle õnnetuse meie peale, sest Jehova meie Jumal on õiglane kõigis oma tegudes, mis ta teeb. Meie aga ei ole kuulanud tema häält. Et sõbrad, ma tulen korra veel selle mõtte juurde tagasi, et meie nagu kahetsus Jumala ees, selles on väga palju väge, selles on rohkem väge, kui me oskame arvata. Kui me suudame nagu olla üle oma egost ja oma õigsusest ja panna selle kõrvale ja seda tunnista. Esimese kuningade 21-29 räägib ühest kuningast, kelle nimi on Ahab. Ahab oli jumalatu kuningas. See oli jube mõrvar täielik, eks ole. Bin Laden kuubis täielikult, eks ole. Ja Ahabi kohta siin ütleb nii, siin kirjakohas, kas sa oled näinud, kuidas Ahab on ennast alandanud minu ees? Ma ei saada tema päevil temale õnnetust, ma saadan tema soole õnnetuse ta poja päevil. Wow. Ja sama asi tegelikult me loeme ka Saalomonist tegelikult. Kui Saalomon langes ära nii-öelda oma vanas eas, ei ütle piibel, et ta oleks nagu kahetsenud, aga see nagu mida Jumal ütles Saalomonile, et ma ei tee seda sinu päevil sinu isa Taaveti pärast. Nüüd, mis oli Taavetile iseloomulik? Kas keegi teab öelda?
Mis oli kõige iseloomulikum asi kuningas Taavetil piiblis? Miks Jumal teda nii armastas? Vot nii. Mida tegi siis Taavet, kui ta tegi pattu? Ta tunnistas seda. Ta ei ütelnud, no Jumal, sa näed, no läks nii, eks ole. Kui ta langes selle Batsebaga pattu ja mõrva ja mis iganes sa langes, eks ole. Kui prohvet tuli tema juurde, ütles, tead, sa oled teinud midagi. Siis Taavet ütelnud, ma ei tea, kellest sa räägid. On siin mõni Taavet veel, võib-olla. Aga ta tunnistas seda ja see oli niivõrd võimas, et Jumal nagu, kuidas öelda, see mõju isegi ulatus tema pojast kaugemale veel, nagu mitu sugupõlve ette. Sõbrad, kui tähtis on olla siiras Jumala ees nendes asjades, sest sõbrad, Jumal näeb meid nagunii sellisena, nagu me oleme. Meil ei ole mõtet varjata, eks ole. Ega see, mida me võime teha, me võime inimeste ees teha ennast väga ilusaks ja tubliks ja nunnuks. Aga vaata, Jumala ees me oleme, nagu me oleme. Me oleme nagu klaaspudelis. Ta näeb meid siit ja sealt poolt ja igalt poolt. Ta näeb meid sellisena, nagu me oleme. Amen. Nüüd, vaatame, loeme veel edasi. Ma tahan seda terve selle palve nagu lõpuni lugeda, et see on niivõrd hea. Salm 15. Ja nüüd, issand, meie Jumal, kes sa oled oma rahva Egiptusemaalt ära toonud oma vägeva käega ja oled teinud enesele nime, nagu see tänapäeval on, meie oleme patu teinud ja õelad olnud, issand, kõigi su sulaste tegude pärast pöörduge ometi su viha. Nüüd ta hakkab nagu palvetama, et see muutuks. Ja su raev, su linnalt, Jeruusalemmalt ja su pühalt templilt. Sest meie pattude ja meie vanemate süütegude pärast on Jeruusalemm ja sinu rahvas saanud teotuse aluseks kõigile meie naabritele. Ja nüüd meie Jumal, kuule oma sulase palvet iseenese nime pärast, issand. Nüüd pane tähele, jällegi üks eespalvetaja selline südamehoiak või selline nagu positsioon Jumala ees ei ole mitte see, et Jumal, anna andeks, et minul praegu pitsitab king ja on kitsas olla ja raske, vaid nagu see jõuab välja selles kohta, et Jumal, mina, mitte sellepärast, et minul on paha olla, aga mind tuntakse kui sinu omana. Nüüd mõtles, ta palvetas, ta ütles, et Jumal, kui muud rahvad vaatavad, eks ole, Jeruusalemma peale ja nad vaatavad meie maa peale ja nad vaatavad meie rahva peale, kõik ju teavad seda, et meie oleme sinu rahvas. See häbi langeb nagu sinu peale lõpuks, on ju. Sama palvetas Mooses. Ta ütles, et Jumal, mida ütlevad need inimesed, et sa tõid välja selle rahva Egiptusest, aga nüüd sa lasid neil hävineda, eks ole. Ja ta nagu kaitses Jumala nime. Sõbrad, kui me jõuame sellesse kohta ka nagu palves, et me mõistame ja saame aru, et tegelikult, et kui Jumal tuleb ja sekkub ja teeb suuri vägevaid imesid ja päästab meid välja, siis tema nimi saab austatud. Kui meie kristlastena teeme sigadust, elame patus, eks ole, elame sama ebamoraalselt, kui maailm elab, siis lõpptulemusel meie ei tee seda mitte endale, aga me teeme seda Jumalale. Eks ole, me peame nagu jõudma selles arusaamisse, et nagu Paulus ütles, meie ei ole iseenda omad. Meie elu ei ole meie oma, vaid see on varjul Kristuses Jeesuses, eks ole. Amen. Ja ta nagu tuleb Jumala ette, ta kaitseb nagu Jumala nime siin. Ta ütleb, pööra mu Jumal oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi. Sest me ei heida oma anumist su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Issand, kuule, issand, anna andeks, issand, pane tähele ära, issand, tee teoks siis enese pärast, mu Jumal, ära viivita, sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi. Wow. Nüüd see palve lõpeb ja kui me jõuame salmi 20, siis me näeme ühte väga põnevat asja. Et kui meie ka palvetame vahest ja ma tean, et sina ja mina, me kõik palvetame oma elus ja vahest on ka meil sellised asju, mille pärast nüüd palvetame võib-olla vahest pikemalt. Palvetame 1 kord ja 2 kord ja võib-olla on see keegi inimene, keda me palume, et ta võiks saada päästetud või mõni olukord, mis võiks muutuda ja me palvetame ja vahest me nagu vaatame, et ei ole nagu muutust näha, eks ole. Siis see peatükk, see osa siin Danieli raamatust on minu arust üks väheseid, isegi kui mitte ainus koht, mis näitab, mis toimub vaimses sfääris siis, kui me palvetame. Nüüd vaata, mis juhtus. Salm 20. Ja kui me rääkisin ja palvetasin, tunnistasin oma pattu ja oma Iisraeli rahva pattu ja heitsin oma anumise Jehova oma Jumala palge ette,
mu Jumala püha mäe pärast, kui ma alles palves rääkisin, siis tuli lennates mu juurde õhtuse ohvri ajal Gabriel, keda ma nägemuses varem olin näinud. Ta tuli ja rääkis minuga ning ütles, Daniel, nüüd ma olen tulnud sind targaks tegema su anumise alguses, läks sõna välja. Ja ma olen tulnud teatama, et sa oled armastusväärne. Sellepärast ma tähele, sõna õpi mõistma nägemust. Nüüd järgmine kord me jätkame sellest kohast, aga ma tahan nagu etteruttavalt hüpata ka korraks 10. peatüki. Vaatame 10. peatüki salm 2. Nüüd siin on üks järgmine juhus, aga need on väga võrdsed, väga sarnased kirjakohad. Vaatame selle teksti täna ära, et need on nagu sarnased, et mitte järgmine kord, kui me hakkame teisest asjast rääkima, et seda mõtet korrata ilma asjata. Daniel 10.2. Neil päevil olin mina, Daniel, leinanud 3 nädalat, maiusrooga ei söönud ma ja liha ja veini ei tulnud minu suhu ja ma ei võidnud ennast hoopiski mitte, kuni 3 nädala päevad olid täis saanud. Ja siis ta palvetas jälle 3 nädalat, eks ole, nii nagu sellel puhul ka ta oli siin palvetanud, eks ole, ja salm 12 loeme nii. Siin tuli tema juurde jälle Jumala saadik, ingel, Gabriel, ja ta ütles mulle, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südamet mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda. Nüüd millal Jumal vastab palvele? Kas siis, kui me saame vastuse? Ei. Jumal vastab meie palvetele siis, kui me hakkame palvetama. Jumal midagi hakkab juhtuma. Aga sa ütled, ma ei näe midagi. Midagi ei ole muutunud. Jumal, ma olen juba palvetanud siin aasta või 2. Midagi ei ole muutunud. Ja vahest me väsime ära. Aga vaata, loeme edasi. Ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Salm 13. Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu 21 päeva, aga vaata, Miikael, üks peaenglitest, tuli mulle appi. Sa saaksid selle slaidi panna ka seal. Tuli mulle appi ja ma jäin sinna Pärsia kuningriigi kaitseingli juurde. Ja ma tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimsel päevil, sest on veelgi üks nägemus nendeks päevadeks. Neiks päeviks, väga huvitav grammatika. Salm 20. Ja tema ütles, kas sa tead, miks pärast ma olen su juurde tulnud? Aga nüüd ma lähen tagasi võitlema Pärsia kaitseingliga. Ja kui ma temaga valmis saan, vaata, siis tuleb Kreeka kaitseingel. Ometi ma tahan sulle teada anda, mis on kirjutatud tõeraamatusse. Ja ei ole ühtegi, kes aitaks mind nende vastu, kui ainult teie kaitseingel Miikael. Et kui sa nüüd kujutad ette seda pilti, mis toimub, kui me hakkame palvetama. Siin on Daniel palvetamas ja nagu me vahest palvetame, pane edasi. Ja siin on siis ingel, kes tuli tema juurde, näitame talle seda nägemust ja järgmises slaidis me näeme, kuidas ta võitles Pärsia kuningriigi kaitseingliga. Ja Piibel ütleb, et ta võitles 21 päeva. Aga millal Jumal saatis teda välja vastusega? Esimesel päeval, kohe kui Daniel hakkas palvetama, andis oma südame, et mõista ja olla alandlik. Jumal saatis seda, ütles, Gabriel, võta siin vastus, mine Danieli juurde, et näed, ta palvetab seal. Ja ta hakkas minema. Aga me näeme, et üks vaimses sfääris oli üks vastuseis, oli üks sõda ja see sõda kestis 21 päeva. Nüüd me teame ka, et need ajavormid vaimses sfääris ja füüsilises sfääris ei ole need samad. Ja kui pikalt ta seal täpselt sõdis, me ei tea, aga inimese nagu mõõdu järel või ajaarvesse järel, see oli 21 päeva. Aga see, mis meile on siit nendes kirjakohtadest tohutu julgustus, on see, et me näeme seda, et Jumal vastab meie palvetele kohe. Ja see, kui suur see võitlus seal vaimses sfääris ei ole, see, kui pikalt see ei kesta, sõbrad, kas see peaks midagi tähendama? See ei tähenda midagi. Jumal teab, millal selle vastuse meie juurde toimetada ja ta kunagi ei jää hiljaks. Amen. Me teame, sõbrad, et palve on üks võitlus, nagu me siin pühapäeval rääkisime, aga ka see, et Jumal võiks saata meile vastuse, on tema jaoks võitlus. On Jumala inglite jaoks võitlus. Sest et vaimses sfääris on üks sõda. Nüüd, see üks väga huvitav väljendus siin. Me loeme nagu siin põhimõtteliselt 3 inglist. Esimene on siis Gabriel, kellel see sõna anti, eks ole. Nüüd me loeme veel ühest inglist, kellest siin viimane lõpp räägib, kes tuli talle appi, see oli Miikael. Ja Miikaeli kohta ütleb nii, et tema on teie kaitseingel, ehk siis Iisraeli rahva kaitseingel Miikael.
See on nagu põhiline ülesanne, me teame, et inglitel on ka erinevad ülesanded ja funktsioonid. Aga nüüd see, mis on nagu väga huvitav sellest tekstist siin kasutab ühte nime Pärsia kuningriigi kaitseingel. Nüüd see ei ole nüüd mitte see, et poisid omavahel seal panevad, eks ole, vaid see oli kuratlik teemonlik ingel, eks ole. Me teame, et inglid olid või teemonid olid ennem kõik inglid, enne kui nad langesid ja siis siin kasutab ikkagi seda väga aulist nime Gabriel tema suhtes, eks ole. Pärsia kuningriigi kaitseingel. Nüüd see on väga huvitav, et aeg on läinud nagu mööda, eks ole. Ja Pärsiast on saanud erinevad riigid kuni tänase päevani. Aga tänapäeval asub seal ikka see samane vaimsus. See samases piirkonnas, Pärsia, kus tänapäeval asub Iraan. Maailma kõige suurem jumala rahva Iisraeli vihkaja on kes? On Iraan. See vaim mõjutab tervet seda piirkonda nii, et see Iisraeli viha, et nad elavad ja hingavad seda sama nagu tahet igal päeval, et hävitada Iisrael ja tappa see. Aga tänu Jumalale, et on olemas Miikael, kes sõdib, kes seisab nende eest. Ja ma usun, et see nagu ilmutab ka seda meile. Nii et tänu Jumalale selle eest, et kui me palvetame, siis Jumal kuuleb ja ta vastab. Ja eest palvest, ma arvan, me õpime seda, mida Taavet ütles salm 50, salm 15. Hüüa mind appi kitsikuse päeval, siis ma tõmban sind sellest välja ja sina annad mulle au. Ehk teiste sõnadega, kui meie elus on üks aeg, kus me peame palvetama, on võib-olla raskus või võitlus või on meil võitlus võib-olla isegi mitte enda pärast, nagu siin Danielil oli kellegi teise pärast, eks ole, siis Piibel ütleb, et hüüa mind appi. Nüüd see appi hüüdmine, see palvetamine, see paastumine, eks ole, see võitlus palves võib vahest kesta mõnda aega, aga Piibel ütleb, et mina tõmban siin sellest välja, mina toon sulle vastuse, mina toon sulle lahenduse ja siis sina annad mulle austuse. Halleluuja. Amen. Salm 150-15 oli see. 50-15, jah. Nii et siirast südamest tulev palve, see jõuab Jumala ette ja sealt tuleb vastus meile. Halleluuja. Nii et Jumal vastab kiiresti, Jumal ei viivita. Viivitus ei ole Jumalast. Viivitus on kinni vaimses sfääris. Tänu Jumalale selle eest. Olgu see meile ka selliseks nagu õppetükiks paljuski, aga ka julgustuseks sellest, et meil on Jumal, kes vastab palvetele ja ma arvan ka seda, et see koht peaks meid julgustama nagu tegema eest palveid teiste inimeste eest, oma riigi eest, eks ole. Kuigi me näeme ka võib-olla, mis meie maal valesti on ja nagu me oleme ikka rääkinud, et on lihtne kritiseerida kõiki, eks ole, Ansipit ja siin anekdoot liigub ringi, et miks on Soomes töötavatel eestlastel Ansipi pilt taskus. Sellepärast, et kui tuleb koduigatsus, siis sa vaatad seda pilti ja see läheb kohe ära. Et räägitakse selliseid lugusid, eks ole, ja see on nagu selline kuidas öelda, üldrahvalik suhtumine. Kui meie maal on raske elada või paha on olla, eks ole, siis Ansip on süüdi ja vaata tema pilti ja siis saad kohe oma viha välja valada. Aga sõbrad, meie kristlastena peaksime olema targemad. Selles suhtes, et kui me loeme seda Danieli peatükis, me peaksime mõistma seda, et kui me palvetame, siis muutub midagi. Ei muutu siis, kui sa vaatad Ansipi pilti ja viskad nooli selle pihta. Ei muutu midagi. Kui Ansip võetakse maha ja ühel päeval tuleb teine mees sinna, siis see võib olla hullem veel. Aga kõik arvavad, et seda, et tuleb üks mees, kes peab meid viima paradiisi. Ja hästi kiiresti, kohe ruttu, järgmine kuu. Meil peavad olema sama suured palgad ja nii edasi, eks ole. Aga sõbrad, eest palve muudab. Nii et oleme eest palvetajad, ärme ole virisejad. Amen.